Tere keskpäevast. Kell on natuke rohkem kui 12 ja ma olen siin teie ees. Ootan teid kõiki eetrisse. Kui sa vaatad YouTube'is sedasama videot praegu, siis pane siia subscribe, sest siia tulevad üles kõik videod, mida ma siis viin läbi Üks Vägi grupis iga päev või siis, kui on õige aeg. Ja kui sind see kõnetab, siis mida saab see sinu elule lisada? Mis väärtusse saab su elule lisada? Tere kõik armsad Üks Vägi Facebooki grupi osalejad. Andke endast märku, kui te siia tulete. Onge mulle siia süda või pöial või miskit. Ja tänase põhjal, kui ma eile rääkisin sellest, et mis on meie ülesanne siin planeeril tegelikkuses, siis et tulla oma nii-öelda juurte juurde ja tulla sellesse väesse, kes me oleme, eks ju. Aga nüüd on aeg päriselt hakata oma võluvõimeid kasutama. Nii et armsad, kui te olete seal, tulge eetrisse. Jagan siia ka selle kutse, et te tuleksite. Su keha teab ette alati järgmise sammu enne sind. Ja kuidas siis keha kuulata? Kuidas siis saada see ühendus kehaga? Miks ma seda teemat puudutan? Sellepärast, et need inimesed, kelle jaoks on väärtus elu, need, kelle jaoks on väärtus elus olemine ja selles kehas ja selles elus, kus me elame, tegelikkuses kogeda seda ilu ja olla see armastus ja jagada seda väärtust, kes sa tegelikkuses oled, järgneda oma tõele, siis kehaga ühendus on üks oluline aspekt selle jaoks. Ja ma jagan seda teadlikkust selleks, et sa tegelikkuses tuleksid jällegi kohale. Kõik need laivid, mis ma siin teen teie ees, on selleks, et ma väljendan seda tõde, mida ma tean. See, mis on tarvilik, olen see kanal selleks, et ja kutse selleks, et ma naudin iseennast. Ma soovin mängukaaslasi, ma soovin rohkem neid inimesi, keda kõnetab armastusvalguse tõde. Selleks ma siin need laive teengi. Selleks ma olen oma kirega, oma väega teie ees. Seda on olnud liiga kaua siin maailmas, kus me hoiame ennast tagasi. Eile me rääkisime sellest ärast. Tere Elle, kallis. Tere Liina, kallis. Ma vaatan Facebookist arvuti kaudu. Tere Ave. Tšau, kallis. Ehk siis vaatan ka, äkki ma jagan seda. Saan jagada seda. Saan jagada seda kuhugi, kuhu ma saan seda jagada. Te saate ka jagada seda tõenäoliselt. Eve. Vaatame, kas Eve on siin. Tšau, kullale ja imelist päeva kõikidele tõesti. Erakordne päev on. Ja see sõnum mul siin täna teile tuleb. Ma iga päev näen ja tunnen seda, kui minu kohalolu ja minu tähelepanu selles kohalolus
Sest tähelepanu on armastus ja tähelepanu, mida sa näed silmadega, mida sa tunned ja koged kehaga. Ja nüüd me räägime kehast, sest et keha on sinu kompass. Eks ju, keha on sinu kompass, kallis. Keegi pole meile seda kunagi õpetanud. Meid on õpetatud hommikuti hambaid pesema ja siis rinnahoideid kandma naised, eks ju. Ja õpetatud kehale hinnanguid andma. Meid on õpetatud selles kultuuris ja ühiskonnas kehasse suhtuma karmilt, eriti naised ja ka mehed. Kuidas sa välja näed, kui noor või vana sa oled, kui kõlblik või mitte kõlblik su keha on. Ja nii edasi, nii edasi. Ja see on masendav. See on masendav. Sest kui me tegelikkuses, kui sa päriselt hakkad aru saama sellest, kallis naine, kallis mees, et mitte midagi ei ole siin reaalsuses tõelist, mida sa usud tõelisena. Vaid ainult see, millele sa tähelepanu pöörad, see loob. Küsimus on see, millele sa tähelepanu pöörad ja millist tähelepanu, millise kavatsusega, kas armastusest või hirmust, kas tõestusest, võistlusest või rahust, kas ärategemisest, ellujäämisest või lõdvestumisest. Millisest kohast sa elad oma elu? Mis on see, mida sa aparaat ja sinu süsteem toodab? Sest kõik see, milleks sa võimeline oled, on üle mõistuse. See kõik asub kehas ja keha ülim intelligentsus ja kompass, mis ta tegelikult meile kõikidel on, nii mehed kui naised. Ma nagu nõuan seda, et me inimesed tuleksime oma kehasse selle lahkusega, mis meie kehad meie jaoks tegelikkuses on. Siin sellel planeedi jaoks. Sa oled ime oma kehaga. See on jälle mõistusele tundub, mis sa plärad, tähtsam on teha karjääri ja tähtsam on teha äri. Aga kui sa seda ei teadvusta, kui suur kingitus on sulle sinu keha, nagu näiteks Kristi Loigo, kes nii tohutus stressis, olles heategija, tehes kodutundes saadet, suri, ma ei tea, millest see täpselt suri, aga tõenäoliselt stress, tõenäoliselt midagi südame või siis närvisüsteemiga. Et kui ma ei hoia iseennast, isegi siis, kui mu nagu südame soov on pressida läbi headust siia maailma ja sa näed, et seda headust ei võeta vastu ja seda kasutatakse ära, siis lõpeta ära. Too see kogu headus, mida sa maailmale tahad anda, enda kehale, enda südamele, enda hingele, rahustama oma närvisüsteemi, mis on keha. Kehal on närvisüsteem. Sest kehal on teatud piirid ja keha lihtsalt annab endast kõik, et sina saaksid olla elus. Küsimus on see, kas sa austad keha ja ta võimeid. Kas sa usaldad keha ja ta võimeid. Räägin seda sellepärast, et inimesed me peame ennast raputama kohale. Ja mul on võime seda raputamist teha. Leidiga oli see õhtul naistega, ei olnud päris palju, aga ma märkasin seda, kui kohale naised tulevad, kui me kokku saame. Kui tõesse me kukume, kui me vaikime üheskoos ja lihtsalt oleme kehadega. Ja mida see esile kutsub, olles selles vaikuses, selles ilus. Sul ei ole mitte midagi tõestada, kallis naine, ega mul ka mitte. Ma kõnelen praegu tõdemistulemuse eest. Musin orskab selle peale jälle siin kõrval. Kallis Kristel, aitäh sulle. Tšau, Annali. Tore. Et keha annab sulle märku. Mul on sõbranna, kes eriti viimasel ajal on väga palju kogeda saanud migreeni.
kes on tihenenud. See on keha intelligentsus, kes saadab sulle sõnumeid. See on tema viimane appihüüa, see on tema viimane võimalus sind üles äratada. Sest ainus, mida sa kuuled läbi keha, on valu. Sest sa ei reageeri muudele sõnumitele. Miks me ei reageeri muudele sõnumitele? Sellepärast me oleme harjunud elama autopiloodil, austamata ennast, usaldamata ennast, oma hinge, oma keha, oma teadvust, ennast. Me usaldame kõike, mis siin väljaspool on, just kui see oleks rohkem tähtsam kui see, mida su hing räägib. Ja see on nii paradoksaalne, kallid naised ja mehed. Ja see tundub isekas, see tundub vale, see tundub kõik see, mis ma ütlesin. Kui tegelikult see on suurim heategu, mis sa teha saad. Sest mida teeb maailm ilma sinuta, kui sa istud migreenides või siis tohutu stressis nagu Kristi Loigo. Ja siis lihtsalt sured. Sinu maailm jääb ilma, ma kui meelega toon selle reaalsuse siia praegu teie ette, sest vahel meil on tarvis tõele nagu väga sügavalt otsa vaadata. Et teadvustada, et sa elad siin praegu. Sa elad praegu siin. Ja kuidas sa seda elu praegu siin valid kogeda. Ja ma ütlen meelega, valid kogeda. Sest kõik need valikud ja suhtumised ja energiad, inimesed, asjad, mida sa valid praegu oma elus prioriteedina. Siis sellest valikust ilmub sinu elu tulevikus. Kuidas oma kehas ennast tunned, kuidas su keha ennast loob, kuidas su keha ennast kogeb. Kui palju rahu sa annad endale, kui palju armastust sa annad endale oma kehale. See tundub tühine. Aga nii kurb, kui see aga pole, see teadlikkus jõuab inimestele kohale siis, kui keegi kallis inimene sureb. Ja teadlased on kindlasti tehtud isegi selle, et see teadvuse tase õndsusest, armastusest ja see tegelik teadvuse vägi ja see armastuse vägi, kes me tegelikult oleme. Inimesed saavad seda kogeda suremise hetkel. See tähendab seda, et kogu sinu hing, keha ja vaim on saanud üheks. Kui tegelikkuses see ei pea toimuma suremise hetkel, vaid see saab toimuda kohe praegu, kui sa seda valid. Jah, me oleme rääkinud sellest, et selleks, et olla armastus ja kehastada armastus, sul on tarvilik julgeda, põleda armastuse tules. Sest armastus põletab maha füüsilises kehas ja ka nagu kõiges, mis on su ümber, selle, mis ei ole armastus. Ja kui ta selle kõik maha põletab, siis su keha ärkab ellu, su supervõimekused avalduvad. Ja see on just see, mis ühest küljest me põletamegi see tuli, mis ma olen, mis sa oled. Sa oled juba see. Küsimus on, kas sa lased olla endal see tuli, see armastuse tuli, iseenda elus, iseenda kehas. Et coachingud, mis ma teen naistega, see baseerub täpselt sellele, üks ühele. Ma lihtsalt olen su kõrval, hoian su kätt. Ja sa julged põletada, istuda ja põleda armastuse tules, mis põletab maha kõik selle, mis pole tõde. Ja need ärkamised, mis on toimunud naistega, see lihtsalt on imeilus. See õrnus, see puhtus ja see pehmus. Nii paljud naised on ütelnud, et nad tunnevad, et neil on keha nüüd. Ma tunnen ennast oma kehas. Ja naise jaoks on kõige olulisem olla kehas. Ma hinnanguteta.
olla see õrnus, nagu keha on kogu aeg sinuga olnud. Tere, kallis Mercedes, tere, Kristiina, tere, armsad. No just see. Sinu keha teab alati järgmist sammu ette, aga mida me oleme õppinud? Ignoreerima seda infot. See on kohe kindlasti sedasi, sest see pole olnud oluline. Me oleme kõik selgelt tajujad ja selgelt nägijad ja selged, sõna otseses mõttes selgelt nägijad. Meil on kõikidel see võime. See võime on mattunud jälle nende asjade alla, mis meile rääkisime. Küsimus on see, kas sa lased nüüd endast lahti kõik need asjad, mis ei lase sul olla, lasta kehal neid sõnumeid siis sulle jagada. Eks ole? Et keha on teadvuse instrument. Keha ülesanne on anda sulle signaale kogu aeg ette. Kui mina mõtlen siin midagi või mingi energia loon iseendast, näiteks ma kuulen praegu siin, keegi kirjutab mulle näiteks, et ma tulen kella 3 ajal sinu juurest läbi, siis seesama signaal võtab minu koer vastu. Ja kella 3 ajal istub ta siin, ma ei ole talle seda rääkinud, ta istub ja vahib sinna tee peale. Natuke ennem ta läheb juba ootama, võib-olla vahel isegi tükk maad varem. Ehk siis see energia on juba siin kohal ja intuitiivselt ta võtab selle vastu ja ta juba ootab, kes nüüd tuleb. Täpselt sama asi on meil kõikidel meie kehadega. See ühendus. Keha on teadvuse instrument, et see ei ole lihtsalt sinu füüsiline kest ja see ei defineeri sind. See defineeri sind sinuks, et nüüd sa oled selline või tähendab, et sa oled nagu see, mida su mõte genereerib, eks ju. See on tundlik ja väga tundlik ja teadlik instrument. See on nagu harf. Ja kuidas sa seda harfi hoiad? Ja kui me räägime naisest ja mehest, siis meeste suur väljakutse on seda harfi, ehk siis seda õrnust hallata ja sellel mängida, et see hakkaks kõlama. Aga eelkõige sinu ülesanne, kallis naine, on seesama harf luua iseenda sees iseendaga, see ühendus ja see kõla ja see kuulmine ja see tarkus, sest su keha on ülimalt tark ja see ilu, eks ju. Ja keha tajub kogu aeg kõiki energiaid, kõiki absoluutselt valet, selgust, potentsiaali, enne kui mõistus üldse jõuab reageerida. Absoluutselt kohe. Ja kuidas siis lubada kehal olla teadlikkuse vahel, mitte ainult toimimise tööriist? See on täpselt see, mida me teeme coachingus. Ehk siis sulle saab selgeks, sa saad nagu oskuse ja teadlikkuse sellest, kuidas sinu keha toimib ja kus kaudu sinu keha neid sõnumeid sulle jagab. Et neid tarkusi sa harjutad, õpid ja lood läbi siis selle 12-nädalase coachingu, eks ju. Ja kui me räägime selgusest üldse, eks ju, mis on selgus? Selgus on teadlikkuse kõige põhilisem aspekt. Sa ei saa teadlikuks ennem kui tekib selgus. Selgusest oleme ka laive teinud siin, et kuula. Eespool on neid laive päris palju. Kui sa lähed siia gruppi, Facebooki gruppi Üks Vägi, seal on siis koht, kus on videod ja videotes saad seda vaadata. Ja selgus ei ole mõtteline selgus, vaid kehaline tunne. Sa tunned seda oma kehas. Et väga paljud naised, kellega ma üks-ühele tööd teen või nagu eile Lady Grace'i õhtul, siis samuti füüsilises kehas inimesed tunnevad seda tunnet, seda selguse tunnet, kus mis iganes kujul nad tihti seda tunnevad. Ehk siis see on see, mis olen mina, see on see võime, mis on minul hästi suur, kutsuda esile ühendus. Ehk siis olla, ma lihtsalt olen ja kutsuda esile see ühendus sinu hinge, sinu keha ja sinu vaimuga. See on see energia, mida mina alles võtan omaks iseenda reaalsuses, et ma olen ma nagu olen see, et sinu tagasihoidmine, iseenda peitmine, sinu endale valetamine ei saa enam eksisteerida, vaid sa lihtsalt tuled siia esile selle valgusena, kes sa oled. Et see on nagu selle
coaching'u kõige põhilisem aspekt, eks ju. Sest et maailm tahab näha su ilu, kallis. Ja nagu maailm tahab näha su ilu. See on umbes sama asi, nagu ma käin oma aias siin ja korjan neid maakukkunud oksi või jälgin, millises järjekorras mingisugused puud õitsele lähevad või jälgin, kui palju ja missuguseid õisi sellel aastal on rohkem näha, on ju, millistel puudel, kus kohast paistab valgus läbi, kuhu tulevad varjud. Ma nagu jälgin seda kogu aeg, mis tähendab, et ma olen ühendus, ma olen valinud selle ja see ühendus kõneleb minuga. Ehk siis see on see tähtis koht, millest me oleme võõrdunud naised, sest et jällegi see pole sinu süü. Me oleme elanud sellises ühiskonnas, mehed ka. Eks, nii et selgus ei ole mõtteline, selgus on kehaline tunne, et see tuleb sinu tundest, kuidas sa ennast oma kehas tunned. Ja see tulenebki sellest lõdvestumisest, kohale tulekust ja aeglustamisest ja olemisest. Ja lihtsalt üks märguanne, et kõik ebakõlad ja kõik pinged, sa tunned pinget kehas, sa tunned raskust, sa tunned kokkutõmbumist, sa tunned, see on kõik märk kehalt, eks ju. Ja kuidas neid signaale eristada? See on jällegi üks asi, mis ilmub sinu maailma loomulikkusest, kui sa hakkad iseennast rohkem austama, usaldama, olema endaga aus, olema endaga lahkem ja olema rohkem tänulik iga päevaga rohkem. Kuidas seda olla? Pühendu endale, pühendu iseendale, kogu sinule, hingele, kehale, meelele, oma elule. Kuidas pühenduda? Saa selgus endas, mis tegelikult on sinu reaalsuses oluline. Tee suur puhastus oma maailmas, vaata otsa ja sorteeri välja kõik, mis ei ole sulle tõene. Sellest hakkabki pihta. Esimene samm, rohi oma peenar. Eks? Ja see on see, mis jällegi ma toon ikka ja uuesti tagasi neid kohti sinus, et kui sa tunned, et sa teed justkui seda, aga justkui muutusi pole, siis ma pakun ennast. Ma pakun seda teekonda, 12 nädalast Lady Grace'i teekonda. Sest see puhastumine, mis aset leiab ja see tõusmine, mis aset leiab, on erakordne. Kõik need kohtumised, mis me siin laivides teeme, mis me üksmäes teeme, nüüd see suvelaager, mis tuleb 21–25 juuli, naised, ma kutsun teid sinna. See on 5 päeva, oleme koos. Väga palju saab puhastada. Tulge lastega, tulge peredega. Kui te tahate sellest rohkem teada, siis ürituste lahtris üksvägigrupis on see sündmus üleval. Teen seda juba 12. aastat. Ja keha kuulamine, jaa, sa hakkad keha kuulma, kui sa lõpetad välise kuulamise. Kuidas hakata keha kuulma? Kui palju sa pöörad tähelepanu kehale, kui palju sa annad talle tähelepanu, ehk siis tähelepanu on armastus. Tõeline tähelepanu ja kui palju sa annad talle hinnanguid. Ja miks ma selle ette toon, sest keha on nagu sinu beebi, kes sünnib igal sekundil või millisekundil. Sinu keha rakud on kui beebid, sinu keha uueneb igal sekundil. Kuidas sinu energia suhtub lapse sündi, kui sa oleksid see ema, kes sünnitab oma last. Kui sa oleksid see isa, kes vaatab lapse sündi pealt ja teades, et sa oled andnud oma seemnega selle lapse kehale elu. Kuidas sa suhtud sellesse? Sest see on samaväärne sellega, kuidas sa suhtud oma kehasse. Kui sa suhtud oma beebisse selliselt, et kuule, ei, sul on siin 1 volt liiga palju või sul on siin rohkem kortse kui tarvis või
või et sa sööd liiga palju või et sa ei tohiks seda süüa, sa peaksid seda sööma või et miks sa nii palju kaalud? Vaevalt sa oma lapsesse suhtuksid selliselt. Milline see oleks, kui sa suhtuksid oma kehasse kui oma vastsündinud beebisse? Lahkusega, austusega, tänutundega, armastusega. Hoiaksid teda tema haavatavuses. Kui lapsel on nohu, siis ka sa riidled temaga. Ei, sa hoiad teda. Kui lapsel on palavik, mis sa teed temaga? Sa hoiad teda. Suhtumine kehasse. Paljud inimesed ütlevad, et Kaidi, et sul on nii ilus keha, sul on ilus nagu lihased ja luud ja kõik see on nagu nii ilus ja nii nagu värske. Tõsi, ma tunnetan seda alles nüüd, sest ma armastan keha, ma armastan sinu keha, ma armastan planeeti, ma armastan enda keha, ma armastan keha, seda, mida ma saan, mis on see keha. Tingimusteta. Seal ei ole ühtegi seksuaalset orientatsiooni. Tihti inimesed ütlevad ka, et keda ma puudutan. Et seal ei ole hinnanguid. Ma ei oska anda hinnanguid. Ma tean, et ma olen osanud anda hinnanguid ainult iseendale. Ja kui palju teie kõik olete andnud hinnanguid ainult iseendale, aga mitte kunagi kellelegi teisele. Hinnang hävitab. Konstruktiivne hinnang ka loob. Sellest räägime teine kord, millised hinnangud hävitavad ja millised hinnangud loovad. Aga sellest on vaja olla teadlik, mitte siis ebateadlik. Eks ju? Kuidas keha kaudu otsuseid teha? Kuidas keha annab sulle infot, mis otsus on tõene ja mis mitte. Milline valik on tõene ja mis mitte. Selle signaali ja selle info saad sa alati ainult siis, kui sa otsustad pühenduda iseendale, oma elule. Sest elu on praegu. Elu ei ole minevikus ega tulevikus, vaid praegu. Mis mõtted sul praegu peas keerlevad? Jah, ma teen siin need laive, jah, ma teen need õhtuid ja inimesed tulevad kokku ja kõikidel on tore olla. Aga pärast seda, kui me läheme siit laiali, kuidas sa seda mõtet endas jätkad? Kuidas sa seda tunnet endas jätkad? Kuidas sa need valikuid teed? Kas need valikud toetavad su keha ja su elu? Kas sa oled kohal või sa hakkad jooksma? Ma kõnelen seda sellepärast, et sa teadvustaksid, et sul on valik. Iga päevaga särada rohkem, iga päevaga olla rohkem armastav oma kehaga. Ja kuulda, mida su keha sulle räägib. See intelligentsus. See on samasugune intelligentsus, nagu on planeet, kes teab, millal õitsetada võililli ja millal panna puhkema mingisugused oksad või lehed või millised taimi, millises kliimavöötmes kasvatada või mis on tarvilik ellujäämiseks, see jõud ja eluks, mitte ainult ellujäämiseks. Me inimestel oleme õppinud ellujäämise piiril elama. Me ei ole siia sündinud ellujäämise piiril elama, vaid me oleme siia tulnud selleks, et kohalolus elada täiega, piirideta, kõiges, mis on. Nautida kõike, mis on. Kõike, mida su elu pakub sulle. Kehaga koos sina oledki kogu sina oma hinge, keha ja vaimuga, mis on üks. Ja siis on kogu see maailm, mis peegeldab sulle sind, mis su ümber praegu on. Kogu see teadvus, mida sa oled loonud endana. Ja need valikud ja väärtused, mis oled iseendale oluliseks teinud.
miks osa inimesi elab justkui kannatustes ja miks osa inimesi elab sellises nagu pidevas tõusujoones. Sest nad on otsustanud ja valinud ja pühendunud, et mind ei huvita, minu elu on kergus, rõõm ja hiilgus. Võib-olla isegi enesele teadmata seda, mida nad järgmiseks peaksid justkui ette võtma, aga nad usaldavad seda elu. Kuidas hakata usaldama elu, ongi teadvustada, et aitab nendest hirmudest, aitab enda tagasihoidmisest, aitab. Nüüd on aeg astuda ühendusse kogu iseendaga. Ja sa märkad, kuidas sellel hetkel, kui sa selle otsuse teed, kuidas kogu su keha ja kogu planeet ja kõik inimesed su ümber, see on nagu kaleidoskoop, hakkab muutuma. Ja sa märkad, et kõik see, mis hakkab muutuma, toetab seda, mida sa otsustasid. Toetab seda, millele sa pühendusid, sellele kergusele, hiilgusele ja rõõmule, kes oled sina tervikuna. Ma soovin näha maailma, kus eneseaustus, usaldus, haavatavus ja tõde ja valgus ja armastus ja lahkus ja mõistmine on normaalsus. Soovin seda näha rohkem, ma näen seda juba, ma kogen seda juba. See on ilmunud, see on siin kohal. Ma soovin seda näha rohkem, ma soovin seda kogeda rohkem, ma soovin seda luua rohkem. Ja ma soovin, et sa kuuleksid oma sisehäält, et sa kuuleksid iseennast ja oleksid valmis pühenduma enda kuulamisele. Miks mind huvitab see, et sina peaksid ennast kuulama? Ühest küljest mind ei huvita see üldse. Aga ma räägin sellest kohast, et kui kas põllu peal õitseb üks võilill või siin õitseb terve miljoneid võililli, siis see vaatepilt, mis avaneb, on palju nauditavam kõikidele. See on palju rohkem esile tulev ja loov ja üles äratav. Seega mind huvitab rohkem see, et rohkem inimesi julgeks särada, sest see kingib mulle seda rõõmu. Veel rohkem särada koos sinuga. Kallid naised ja ka mehed, et kõiki, keda kõnetab, jällegi ma kutsun teid kraadimisse, keda kõnetab päriselt iseenda väe esile toomine, sellesse astumine ja iseenda elule pühendumine. Meeste puhul on see natuke teistmoodi, mehed peavad aru saama, kus nad ka asuvad, aga peavad ka tekitama endale distsipliini. Naistel on tarvis pühenduda, meestel on tarvis elada selles distsipliinis, et olla see mees, kes sa päriselt oled ja kehastada seda meest, kes sa tegelikkuses oled. Et ma teen koostööd, väga tihedat koostööd sellise brändiga nagu Eliitmehed. Ja eliit ei ole kuidagi seotud sellega, et keegi on kellestki parem, vaid eliitmees on see, kes pühendub iseendale, oma tõele ja oma mehelikkusele, hoidmaks ja võimaldamaks nendel naistel särada rohkem, kui nad säravad üksinda. Et kutsun teid kõiki siis ka kraadimisse, panen uuesti selle lingi siia ja kes tahab minuga isiklikult suhelda selle coachingu programmi osas, kui sind kõnetab see, siis tere tulemast, anna endast märku. Homme ma teen siis järgmise uue teema, mis tuleb siis teemaks homses Facebook Live'is kell 12. Homne teema, kohe ütlen teile,
tuleb vabadus ilma lahkumiseta või lahutamisteta. Ja kuidas luua endale rohkem valikuid selles samas olemasolevas elus. Väga tihti inimesed arvavad, et me peame lahutama ennast nagu nendest asjadest. Aga selles mõttes see ei ole alati oluline. Kuidas olla vaba ilma lahkumiseta või lahutamata? Eks, et see on väe äratamine, ei tähenda revolutsiooni, eks ju. See võib hoopis tähendada vaikset revolutsiooni seespoolt. Kuidas näha neid valikuid, sellest ma hakkan rääkima homme. Aga siis kõik, kes vaatavad YouTube'is, pange subscribe ja kui sa tahad tulla Üksvägi gruppi, kui sa vaatad YouTube'is, see on siis Facebookis. Ja aitäh Facebooki vaatajad, Üksvägi grupi vaatajad, mida rohkem me särame, rohkem me loome seda uut maad siia planeedile kaudselt, vibratsiooniliselt ja tänu sellele väga paljud inimesed saavad vibratsioonilise tõuke, et hakata vaatama rohkem iseenda sisse. Aitäh, et sa oled, aitäh, et sa valid, armas. Imelist, kaunist päikselist päeva sulle.